Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, käes on digitund ja meil on käes ilus südasuvi, mis tähendab seda, et me ei räägi tänases saates jällegi mitmest väga põnevast uudisest sellel suvel, kuigi need ju natuke on ka, aga eriti ei ole. Ja sellepärast me keskendume tänase saate ühele pikemale jutuajamisele kahe külalisega. Ja tänase digitunni teemaks on e-sport ja mängimine mitte ainult oma lõbuks õhtul pärast kooli, pärast tööd, vaid võib-olla natuke rohkem. Ja selleks on meil saates täna kaks külalist, esiteks Kristjan Jakobson ja Kadi Kuusmann. Ja me asume kohe tegelikult külaliste juurde, mis siin pikka sissejuhatust teha, hakkame pihta ja võib-olla küsiks alustuseks Kristjan sinult. Mis mänge sa mängid, miks ja kui palju ja kuidas sinu suhe üldse mängudega on? Mina mängin põhiliselt siis CS-i, küsimus kui palju. No ma arvan, et mul niuke juba üle 10 aasta vist või 10 aastat just saabki täis äkki. Ja tundide poolest, no niuke 10 000 tundi vast on sinna alla pandud kindlasti. CS on siis Counter-Strike. Jah, Counter-Strike, uuem siis Global Offensive. No sa ei mängi nagu pärast kooli või tööd õhtul diivani peal vedeledes, vaid sa mängid, see ongi sinu töö? See ongi minu töö, täpselt. Okei, nii et meil on professionaalne e-sportlane. Võib nii öelda küll. Ja miks? No, võimalus tuli ja haarasin kinni. Väga hea, jõuame seda veel sult pikemalt osutada selle teemal, aga Kadi, mis on sinu suhe mängudesse, e-sporti? Mis on minu suhe mängudega? Minul on pigem sükene sõbralik fun suhe nendega, et ma professionaalselt neid ei mängi. Et mina mängin ka siis Counter-Strike Global Offensive'it ja paari teist mängu veel League of Legendsit ja PlayerUnknown Battlefieldsi mängin ka. Mul on kõvasti vähem tunde neid kui Kristjanil. Sükke 3000 ja 4000 tundi on nendes kahes mängus, aga mina varasemalt mängisin siis seda originaalset CS 1.6 ja siis minu suhe sel ajal oli ka nagu kuskil ei olnud väga võimalik jõuda sel ajal, aga me ikkagi käisime nii palju turniiridel ja lännidel tüdrukute tiimidega, kui võimalik oli. Sa oled käinud siis ka väljaspool Eestit või kui kaugele sa jõudsid? Kuna see oli aastal 2007, siis ma ütlen ausalt praegu ja too aeg ei ole tüdrukutel kuskile väga jõuda. Pigem oli see, et see võidu nagu võitmine oli sauhinnaks sulle. Et ma elasin too aeg Hongkongis ja siis me käisimegi kas enamjaolt me käisime Hongkongis lännidel ja turniiridel, kus me võistlasime poiste vastu. Singapuris võistlesime ka poiste tiimide vastu ja Taiwanis oli võimalus mängida tüdrukute tiimide vastu, kus siis me võitsime selle. Plaanid olid nagu kaugele minna, aga siis jäid juba nii, et kõikidel oli töö ja raha, et sa pididki ise kõik ära maksma, et too hetk oli siis see võistlused olid Pariisis olid ja kõik pididki selle omast nagu taskust maksma, aga siis võib-olla jäigi raha taha kinni, et ei olnud sponsoreid. Et see 2007 siis nagu sellist, ma ei tea, tööstusharu või sellist süsteemi nagu täna on e-spordiga, et ei olnud veel või ei olnud tüdrukutele? Ma ütleks, et ei ole siiamaani pigem tüdrukutele, et poisid ikkagi käisid suurtel turniiridel ja neil olid sponsorid taga. Kuigi enamalt ma mäletan, et isegi Eesti tiimid nagu too aeg, nad pidid ikkagi oma taskust need reisid kinni maksma, oma rahaga nad pidid sinna võistlema minema. Et no ikkagi oli erinev oli, teistsugune oli. No praegusel päeval, aastal ja ajal, ütleme Kristjan, kui sina ütled, et sa oled professionaalne e-sportlane või mängid mänge oma põhitegevuseks, no kuidas selle peale vaadatakse üldse, milliseid reaktsioone see on tekitanud inimestes, lähedastes, sõprades, teistes? Enamuselt see on alati üllatus, et ikka väga suur osa inimestest ei tea, et selline valik üldse on, et sa saad nagu elatist teenida ja väga ilusti ära elada arvuti mängimise põhjal, et enamuselt on punnis silmad ainult selle peale. Aga see ikkagi võetakse positiivselt vastu või oled sa näinud sellist? Ei, muidugi.
et negatiivselt pole veel keegi olnud, et mis asja sa mingid arvutimänge, et nagu siiamaani kõik ongi nagu pigem üllatunud ja niisugused toetavad olnud, et nagu üliäge, et sellist asja teha saab tänapäeval. mis hetkel, ütleme oma sa praeguses karjääris nagu said aru, et see, et sa mängid arvutimänge, noh, see enam ei ole kaugeltki hobi, et nüüd ma tegelengi sellega ja see ongi minu siis nii-öelda see tee või peamine põhitegevus, kus kohas see klõps käis? Eks see põhiline hetk võib-olla tuligi siis, kui sulle visatakse niisugune korralik leping, mida sa loed paar päeva nina ette ja siis tulebki graafikud ja kohustused ja tunnid ja kas see on hobi siiamaani, et ma siiamaani naudin seda nagu aeg-ajalt sõpradega mängimine niimoodi, aga ma ütleks, et see joon, kus see nagu hobi ja töö ongi väga mittenähtav. Sina oled, Kristjan, Eesti üks paremaid e-sportlasi, eks? No meil on kuulus Rops on seal vist number 1. Ma ei tea, kuidas te mõõdate seda? Teil on mingi oma nagu tennisistidel on mingi edetabel või kuidas see käib? Eks CS-i suhtes kindlasti, et meil on oma ranking-süsteem ja siis Rops mängib tipptiimides ja ta on saanud nagu aasta mängija tiitleid mingi päris kõrgel, et ta on tippude tipp täiesti, mitte ainult Eesti. Ja sina? Ma ei ole nii kõrgel veel, kaugeltki kahjuks, aga maailma tasemel üsna kõrgel ikkagi, aga Ropsile pole veel lähedal. Keegi ütles, et sa oled Eesti number 2, kas see vastab tõele? Ma arvan, et see on, jah, oleneb kellelt sa küsid, aga mõni inimene kindlasti annaks sellise vastuse. Aga siin minu tasemel on päris paar eestlast veel, et igal ühel on oma arvamus selle kohta, kes see top 2 võiks olla. Kui palju sa, ütleme, kui sinult küsida, kui palju on sellisel väga kõrgel tasemel e-sportlasi, kas või selles mängus, mida sina mängid Eestis, et kas sa loed need ühe käe näppudel üles või on see hulk juba suurem? Las ma mõtlen, profi tasemel on vist praegu veel ühe käe näppudel. Mingi 5 tükki vist tuleb pähe, kes mängivad üsna kõrgel tasemel ja on hea palgal, et saavad ainult sellest ära elatuda. Ja las ma pakun, et kõik on meessoost. No Kadi, mis on juhtunud, miks, kui sa ütled, et sina üle 10 aasta tagasi juba tüdrukutega käisid mängimas igal pool, miks e-sport on ikkagi selline poiste ja meeste valdkond? Ma arvan, et see on samamoodi nagu jalgpalli ja korvpalliga, et mehed ja naised on eraldi ja tasemed lihtsalt on erinevad, kuigi hästi palju on nagu arutletud, et miks nagu seal ei ole ju midagi jõuga tegemist või kiirusega, aga ma tunnen, et meeste ja naiste kuidagi mindset on ikkagi teine, et isegi kui on häid naismängijaid, siis mitte ükski meestiim ei võta neid oma tiimi, nagu ei võeta jalgpalli sul naissoost mängijad sinna juurde. Et ka on siuke, ma arvan, 50-50 tosamatult, miks see nii on. Aga sa tõid väga õige aspekti välja minu arust, et noh, et kui me mõtleme jalgpalli peale, siis seal on, noh, ta on ikkagi väga selline füüsiline ja seotud inimese kasvu ja sellise füüsilise jõuga. Kas te oskate äkki tuua mingisugused näitajad, mis teevad e-spordis ühe mängija väga heaks? Mida on tal vaja selleks, et olla väga hea mängija? See on nii tore küsimus. Mis teevad heaks? Ma arvan, et kõik see nagu võrdlus on see, et paljud on öelnud, et kui on 2 mängijat, kellel on näiteks 5000 tundi, et aga üks mängib ikkagi nagu tal oleks 1000 tundi ja teine mängib nagu tal ongi 5000 tundi, siis ma arvan, et hästi palju on kuidagi ajus on midagi kinni. See, kuidas sa mõtled. See on minu isiklik arvamus. Võib-olla Kristjanil on mõni teine arvamus. Mis teeb mängijast hea mängija? No, lõppude lõpuks on nagu iga teise asjaga ikkagi, et Kadil on selles mõttes õigus, et põhiline on see lihtsalt, kui palju sa teed seda, kui palju tundi sa sinna sisse paned, kui palju sa üritad ja et ei ole ühtegi profi, kes on seda mängu mänginud paar tuhat tundi. Et kõik on seal, kes on ikka aastaid ja aastaid seda samad mängu järjest mänginud ja üritanud tippu jõuda. Aga sul peab olema ikkagi mingi, või kas peab olema, ma ei tea, mingi selline füüsiline nagu eelsoodumus, ma ei tea, reaktsiooni kiirus või võime istuda paigal, ma ei tea. Võime istuda paigal võib-olla. No, et mingid inimesed, noh, kas on nii, et noh, vaatame seda sama jalgpallurit või korvpallurit, et noh, on näha, eks ole, et mõnedel inimestel on jumala poolt kaasa antud selline võime olla jalgpallur. Et kas e-sportlastel on midagi sellist või noh, võin mina ja Hans ka, mängime 10 000 tundi ja siis tuleme sinuga võistlema? Ma ütleks seda, et ikka enamus inimesi, kui nad üritaksid niimoodi ja paneks 10 000 tundi alla, siis muidugi ma arvan, et profi tasemel jõuda on võimalik. Lihtsalt ongi see, et kas sa nagu tippude tipp saad olla, no see ikka,
ma arvan, et sõltub küll sellest, et sa pead olema veits erinev teistest. Veidi hull võib-olla Jah. ka, jah. Ma olen kunagi istunud rallisõitja kõrval, kui ta läbis rahulikus tempos treening kiiruskatset ja see ei olnud normaalne. Ma arvan, et kui ma istuks sinu kõrval, et siis ma ilmselt mõtleks samamoodi, et ma võin panna 10 000 või 20 000 tundi sisse, aga okei, teeme siia pausi ja siis jätkame. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb nüüd edasi ja me tänase saate teema on, nagu juba olete kuulanud, e-sport kui eluviis ja kogu selle maailma telgitagused. Kristjan ja Kadi ka, 2 meie saate külalist täna. Mis on siis ühe sellise professionaalse mänguri päevakava? Millest tegevus koosneb? Kas sa tõesti siis hommikul istud kell 9 arvuti taha, hakkad mängima ja kell 5 lõpetad? No meil on ikka täitsa rutiin, et selles mõttes see on üsna töömoodi ikkagi, et meie kava siis spetsiifiliselt on selline, et kell 1 siis algab, siis me räägime veits mängust, vaatame, mis teised tiimid teevad, üritame äkki järgi teha. Siis on 1 harjutamistund, tunnikene lõunapausi ja siis 4 tundi otsa veel harjutamist, mis siis lõpeb kell 8. Nii et 1-8 nii iga päev, kui võistlus ei ole. Aga see harjutamine on, no me rääkisime sellest, et sa mängid Counter-Strike'i, CS, mis on väga populaarne tuttav mäng kõigile, kes ise ei mängi, saab YouTube'ist vaadata, need kaardid on kõigil juba peas. Kas see on, et mängite neid samu kaarte sama moodi kogu aeg üle või kas sa paljastad, mida te treeningul veel teete? Eks kaardid on üsna samad olnud juba, mis need on mitu aastat olnud. Just hiljuti 1 vahetus välja, nii et on midagi uut ja panevat, kus pea iga nädal on midagi uut vaadata, keegi teeb midagi uut, mida järgi teha. Aga CS on lõpmatult innovatiivne mäng, et kaardid võivad olla küll väljas oma 7-8 aastat juba, aga inimesed ikka tulevad uute asjadega kuskilt välja ja see on metsik. Ja see treeningu, mismoodi näeb välja üks treening, et te lihtsalt mängite üksteise vastu või on seal, nagu ma praegu vaatasime seda jalgpalli EM-i, on treener ja on mingid mängujoonised ja kogu see värk ka või? Ja, et kogu selle värgi küsimuse suhtes, et meil on väga palju niukest mänguvälistugi, et meil on tiimis siis coach, siis meil on oma coachil on niuke analüütik, ja siis meil on veel spordipsühholoog, kes siis on vahel kõik 3 on meiega keset harjutamist. Ja siis nagu harjutamine ise ongi siis, et CSGO on siis 5-on-5 formaadis on ju, 5-5 vastu. Ja siis me põhimõtteliselt mängimegi lihtsalt mingi teise tiimi vastu, nagu mängiks peaaegu päris mängu. Ja siis antud mängudel me võtame äkki mingi eesmärgi, et me üritame mingit asja sedamoodi teha see mäng või me üritame niimoodi mängida, et enamuselt mingi eesmärgiga, mitte nagu, et võita otseselt. Ja siis meil ongi seal, meil on spordipsühholoog, mis jälgib, kuidas päev läheb, meil on coach, kes jälgib, kuidas meie suhtumine on, mida me saaks paremini teha, mida me harjutame üldse. Ja siis on lihtsalt analüütik, kes nagu jälgib kõike ja siis pärast vaatab äkki järgi, mida võiks paremini teha või mida muuta. No sa ütled mitu korda juba meie, et räägi siis oma tiimist ka. Kas see on Eesti tiim või rahvusvaheline, kuidas see asi käib? Minu tiim on siis väga rahvusvaheline, et meil on siis mängijatest ainult rääkides, et meil on siis 2 hispaanlast, 1 Brasiilia mänga ja siis 1 Ühendkuningriikide mänga. Ja te istute siis oma kodus või on teil ka selliseid treeninglaagreid, et saate kõik kokku kuskil? Meil oleks treeninglaagrid, kui meil seda COVID asja oleks, et hetkel oleme kõik väga kodused olnud. 1 korra käisin Hispaanias aasta alguses, sain inimestega kokku ja siis oli niuke bootcampi moodi asi. Aga üleüldiselt siis tõenäoliselt nüüd meil tuleb suvepaus, et suvepausi lõpus siis järgmise hooaja alguses võib-olla lähme kõik Hispaaniasse ja siis treenime koos siis nii-öelda. Ühes CS-i tiimis, nagu sa ütlesid, seal on matšid on 5-5 vastu, seal vahetuspinki ei ole, et on tiimis ongi 5 mängijat ja ei kedagi rohkemat. Ei ole nii, et ajad on muutunud, et nüüd on niimoodi, et on päris paar meeskond juba, kes siis testivad sellist 6 mängija rosterit, et siis ongi, et
mängid ühe kaardi ära äkki ja siis järgmisel kaardil mängib üks mängija kellegi teise asemel. Et see on niisugune taktikaline asi, mille vastu on siis nagu üsna raske valmistuda vastasmeeskonna jaoks. Ja eks see ongi väga testifaasis, et mõndadel meeskondadel ei ole üldse õnne olnud sellega ja siis jälle mõned on jõudnud nagu kõrgemale, kui nad ennem olid, et ja sina, kui me leppisime salvestusaega kokku, siis käisin meilidest läbi, et sa oled tööl ja et sa mingi kell saad ja mingi kell ei saa. Kas see tegelikult siis tähendaski, et see oligi sinu töö? Et sa tegelesid mingisuguse mängu asjaga, et sa või käid sa nagu suvel kuskil mingit kaste tõstmas ka? Ei käi, et Counter-Strike on siis minu jaoks põhimõtteliselt võib öelda, et täiskohaga töö, et vabasid päevu on tõenäoliselt isegi vähem kui paljudel, nii et ja nüüd ma pean siis ära küsima selle küsimuse, et kas see tõesti on selline töö, millega on võimalik teenida nii palju raha, et seda on mõtet teha. Et ma ei taha võib-olla küsida, kui sa tahad, siis ütle, et palju sa üldse raha teenid, aga mind huvitab see nagu suurusjärk, et kui sa läheksid praegu nii-öelda normaalsele tööle, et ja teeksid karjääri ja oleksid kuskil, ma ei tea, osakonna juhataja või midagi sellist. Et kas sa praegu või selle karjääriga teenid vähem, rohkem, palju rohkem? Uskumatult palju rohkem? E-spordiga siin tasemel praegu, kus mina olen, teenib päris viisakalt, et ma teenin üle Eesti keskmise kindlasti ja ma arvan, et kui ma nüüd päris töökoha võtaks, siis see oleks rahaliselt kindlasti madalam. Aga me ei räägi veel sellest, et kui me maailma tippsportlasi vaatame, et ostavad villasid ja sportautosid. Ja, et e-spordis on samamoodi, et muidugi kui sa tippu jõuad, et siis sul on raha hunnikutega ja sa paar aastat teed seda, sa tõenäoliselt ei pea terve elu enam raha pärast muretsema. Nii. Aga eks siin lihtsalt professionaalsel tasemel, ehk siis mingi, kuidas me siin ütleme, et tier 2, tier 3 on niimoodi, et palgad on sellised viisakad, et kindlasti saab väga mugavalt ära elada. Ja kas sa mingite võitude puhul on siis preemiad ka, et kas see on nii, et sa tegelikult see ongi sinu töö ja sa arvestad selle palgaga või see on see, et palk on äraelamiseks ja kõik ootavad nagu mingit, kord aastas tuleb suur turniirivõit ja vot siis tuleb alles raha? Meil kahjuks neid suuri turniirivõite veel olnud ei ole, aga mingid turniirid on kindlasti, kus me oleme niimoodi top 3 paigutanud ennast ja siis muidugi on mingi rahaline auhind, et me kõike sellest ei saa, et organisatsioon saab ka mingi tüki sellest endale. Ja mõtlen, küsime veel siia lõpul, et kes on selle tiimi taga? Kas teil on mingi rikas vanamees kuskil, kes teid siis peab ja jooksutab? Meie meeskonda siis rahastab Hispaania suurim telekomfirma, Movistar. Ja siis neil on niuke e-spordi osakond, kus neil on siis mängijaid igasugustest tiitlitest, FIFA, League of Legends on ju. Ja siis meie oleme siin CSGO-l ja neil raha on, mida panna siin e-spordile. Ma arvan, et see on Ansaki hea koht, kus teha teine paus ja siis varsti jätkame. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitunniga jätkame ja räägime tänases saates e-spordist lähemalt ja et võtsime süvitsi sellest, kuidas CSGO professionaalne sportlane, siis milline see elu on. Kadi, meie teine saatekülaline, kas CS on ainukene mäng, mis on e-spordis nagu populaarne või ütleme, kui sina oma mängisid ja olid tüdrukute tiimiga, sõitsid ringi, kas oli ainult CS Counter-Strike see mäng, mida mängid? Ma arvan, et CS on äkki mingi mitmendal kohal olnud esimene, mis Dota on hetkel, Dota 2 on üldse kõige suuremate auhinnafondidega mäng üldse. Et kui seda hästi ära elada, siis peaks üldse Dota peale üle minema. Mis on hoopis teine mäng on ju, ja täiesti teine mäng nagu sarnane League of Legendsile mängu poolest, aga ma ise Dota pole kordagi mänginud. Mida sina mängisid? Ma mängin League of Legendsit ja PlayerUnknown Battlefield, mis on siis Fortnite'i sarnane, kõik peaksid seda mängu, ma arvan, teada. No aga ütleme see PlayerUnknown ja CS, ütleme see dünaamika nii mängijale kui vaatajale on, kas ma nüüd üldistan väga palju, aga nüüd ka vaatad, kuidas käib kõmutamine on ju, et sa pead olema täpne ja kiire ja hea reaktsiooniga. Ja, aga mina hetkel tunnen, et isegi me kutsume lühidalt siis PUBG-ks seda. Ma tükk aega mõtlesin, siis me tegime Telias, tegime neid CSGO turniire ja siis tükk aega mõeldi, et mida võtta teiseks mänguks, et kas võttagi LOL või Dota või midagi täitsa teistmoodi, mis ei oleks nagu kõmmutas, mis mängis, siis lõpuks võetigi Rocket League, mis nagu alguses oli
sihuke natuke populaarsem, aga lõpus kuidagi ma tundsin ise, et vajus ära, kuigi oli hästi palju osalejaid oli kusjuures rohkem kui Counter-Strike'is tuli sinna kokku. Siuke rahvaliiga või no umbes igaüks saab tulla ja proovida. Ja ma mõtlesin hästi kerge nagu isegi vanema saab aru nagu mis seal sul toimub, et löö see pall autoga väravasse ja olemas. Aga lõpus ma kuulsin ikkagi, et inimestel oli igav seda vaadata. Ja pigem CS-i vaadati Eestis, siis vaadati CS-i rohkem, et elati sõpradele kaasa. Ja siis ma tunnengi, et võib-olla nagu PUBG olekski võib-olla siuke põnev vaadata, sest minu jaoks on see kõvasti strateegilisem ja põnevam, kuidas sa seal positsioneerid ennast mapi keskel, et mulle hästi meeldib see mäng. No see me Eestis avastame alles, eks ole, seda tegelikult praegu kõike ja küsime küsimusi, et kas e-sport on sport ja kas saab sellega päriselt nagu ära elada ja kõiki neid asju. Sina, Kadi, elasid ju pikalt Aasias, kas ja mul on jäänud mulje, et seal on need asjad teistmoodi või kui ma olen lugenud kas või Korea kohta või millised praktiliselt üldrahvalikud sellised liikumised on olnud e-spordiga. Kas see on seal teistmoodi, kas nad on kuidagi ees meist või me siin kuidagi mõtleme ennast liiga väikseks? Mulle meeldis see, et nii palju see ring, nagu kus mina olin ja mis jutud nagu minuni jõudsid, et ma ei saa kõigi eest rääkida, oli see, et seal tehtigi neid bootcamp'e, millest ennem rääkisite, kus Kristjan ka käis, et seal üritigi nagu suur maja ja sa elasid koos oma tiimikaaslastega koos nendes majades ja sa lihtsalt mängisid päevad läbi. Et mu jaoks oli see päris nagu vau. See on nagu siis mängimine nagu elustiil ikkagi, aga kas sellega käivad kaasas, kas sa Kadi tead mingisugune fännamine, fänniklubid või ütleme, et sa elad kaasa, just nagu elatakse päris spordile ju kaasa lihtsalt nagu tugitooli peal või teleka ees? Kuna see, mul oli natukene raske ligipääs oli teistesse riikidesse, et mina sain ainult ligipääsu Southeast nagu Asia, sinna kus oligi siis Taiwan, Singapur, Malaisia ja Hong Kong. Tegelikult oli nii, et mul ei olnud mitte mingit ligipääsu Hiinasse, ma ei saanud Hiinaga koos mängida, ma ei saanud koos Koreaga mängida, ma ei saanud koos Jaapaniga mängida, sest Koreas on ju hästi palju mängureid ja Hiinas oli põhi CS-i nagu siin ja ma ei tea, nagu piirid olid kinni reaalselt. Ma ei saanud mängida nende inimestega, see kommuun jäigi seal natukene nagu väikseks jäi. Ja siis ma olingi kuidagi välja lõigatud nii sellest Euroopa osast, kus ma nagu alustasin oma mängimist. Ja siis nagu minul oli ainult nii-öelda veerand Aasiat oli nagu minu valduses. Aga ma küsiks pool teistpidi, et ütleme, kuna sa oled ju väga lähedalt ikkagi seotud spordi maailmaga, kas sa ise jälgid või vaatad või midagi sellist tulemusi, seise, edenemist, matše reaalajas äkki? Jah, ma enamjaolt vaatan CS ja elan teiega kaasa Movistarile ja siis muidugi Mousesportsile, kus siis Rops mängib. Aga Kristjan, võib-olla ma küsin sama asja sinult teistpidi, kas sa tead, kas teie tiimil on oma fännklubi ka või mingisugused konkreetsed inimesed, kes teile kaasa elavad? Muidugi, et me oleme ikkagi vähemalt korra oleme maailmas üsna kõrgele ära käinud ja tiim on juba enne mind püsti olnud vist üle aasta natukene, nii et nüüd juba jookseb teine aasta vähemalt meeskonnal. Nii et meil on siis nii tiimil on fänne ja siis individuaalsetel mängijatel on ka kindlasti oma fännid, et isegi mulle aeg-ajalt Twitterist kirjutatakse, et ma ei tea, üliäge ja pange teiega. Väga lahe. Ma olen lugenud päris põhjalikult videomängude ajaloo sellist kujunemist ja kõiki neid tulemisi ja siis iga videomängude põlvkonnaga tekib hulk selliseid moraalijüngreid või et murelikud inimesed, kes ütlevad, et meie lapsed tegelevad mingi kõmmutamisega ja see võtab närvid läbi ja et see ei ole nagu normaalne asi ja eriti Ameerikas, kus need sellised rohujuure liikumised on ju alati väga tugevad olnud, et siis on kohtuasjad ja olid nad Atari vastu ja olid Nintendo vastu ja kõikisuguste GTA-de vastu on ju ja on olnud. Ja Eestis ka, et ka kui sa ikkagi räägid inimestega näitad, ma olen proovinud näidata näiteks seda sama CS-i turniiri, mis on ju nagu selline, ma ei tea, ülikiire male või ta on ikkagi väga strateegiline, sa väga pead nagu aru saama, mis seal toimub. Ja ma olen nagu üritanud seletada, et see nagu tulistamine või laigulistes mundrites ringi jooksmine ei ole, võib-olla et ei pane ise tähelegi, et see on tegelikult tulistamine või ma ei tea, rääkige, kuidas meie peaksime mõtlema sellest, et on mingi sport, kus eesmärk on tappa keegi teine ära?
kuidas mõelda sellest, ma ütleks, et kuidas arvutimängude kohta niimoodi üldse mõelda ongi, et see on ikkagi lõppude lõpuks hobi, et kui sa vaatad Taani poole, siis neil on üldse, sa saad e-sporti võtta niimoodi koolides juba üsna noorena nagu huviringina põhimõtteliselt, et mul olingi üks eks-meeskonnakaaslane siis taanlane, kes siis kelle nagu igapäevatöö enne seda oligi siis CS õpetada noorukitele koolis huviringina siis. Et jah, et see kõlab surdilt. Ja lapsevanemad ei olnud protesti tegemas? Ei, et lõppude lõpuks, kui ikkagi sa saad nagu võtta arvutimänge nagu hobina ja siis nagu kui see ei sega sind väljaspool mänge, sa saad kõik muud asjadega tehtud, siis ma ei näe, miks mitte tegeleda selliste asjadega. Et on küll selle tulistamise vastu, on igasuguseid kriitikat olnud, et see peletab sponsorid minema ja et võib-olla ei meeldi paljudele suurfirmadele, aga ma arvan, et see käib lihtsalt selle huvi juurde ja see mehaaniline oskus mängus, sellistes mängudes on lihtsalt asi, mis ei kao mitte kunagi. Aga selle tulistamise asemel võiks olla ju, ma ei tea, paberlennukiga viskamine, et vahet pole, millega sa pihta saad teisele, et see ei pea olema ju mingisugune AK-47 või kas sa oled ise kunagi mõelnud selle peale üldse või pole aega olnud? No eks ikka olen, aga lihtsalt ma ei ole leidnud mingit paremat alternatiivi, et mängud, mis üritavad seda vägivalda asja nagu veits koomale tõmmata, näevadki väga paljudel välja nagu konkreetselt ongi tunduvad sellised niisugused lapsikud nagu veepüssidega laseks on ju, et see lihtsalt kaotab oma võlu suurele vaatajaskonnale minu arust. Aga me natuke räägime sellest, et kuidas kellegi teise muresid alla võtta või vähendada, kui keegi mängib palju. Enneki juba mainis tooli peal istumist, kas see on nagu su füüsilisel tervisele ka hakkab, kui sa mängid väga palju? Kas sa kuidagi tegeled sellega? Jah, et see on asi, millega ma olen aktiivselt tegelenud. Ostsin üks normaalse tooli, mille peal kannatab istuda on ju 10 tundi päevas. Füüsiline tervis on asi, mille eest sa pead hoolitsema lihtsalt, kui sa kogu aeg istud terve päev. Jooksmine ja niisugused kerge füüsiline treening käivad nagu väga rutiini juurde, sest see ei ole jätkusuutlik, kui sa lihtsalt lased oma kehal ära kõngida. No Kadi, sulle on kindlasti käidud ütlemas ise veel tüdruk ja nüüd istub seal mingi päevad läbi arvuti taga ja ma ei tulista, mis asja või ei ole? Ma kujutan seda asja ette nagu vanaisa positsioonil. Ma ei ole kindel, mida mu nagu mitte mängursõbrad arvavad, nad pigem nüüd nad võib-olla juba mõistavad, et võib-olla ma ei tule mõnele üritusele, et ma ütlen, et ma jään parem mänge mängima, aga varasemalt oli küll, et okei, päriselt või? Aga selles mõttes tulles tagasi selle eelmise küsimuse juurde, mul oli äge näide oli sellest, et mu sõbranna on ema, tal on 10-aastane poeg ja me mängisimegi koos CS-i ja me käisimegi lännidel ja kas sa mängisid CS-i selle 10-aastase pojaga või oma sõbrannaga? Emaga, et see poega veel ei olnud siis olemas, et see oli nii ammu. Okay. Ma tahtsin seda öelda, et see oli äge oli see, et tema reaalselt nüüd mõistab ja ta nagu soovitabki pojal mängida arvutimänge, sest et ta ise elas selle kõik läbi ja ta teab, et see ei ole üldse mitte midagi hullu ja see oli pigem oli nagu positiivne kogemus, ta reaalselt on praegu raamatupidajat, ütles, et ta suudab nii kiiresti klikkida, nagu tal on reaktsioonid on nii head, et pigem see gaming tuli talle nagu nii kasuks tuli lihtsalt, et ta ongi pojale praegu, jaa muidugi tõmbame CS-i, tõmbame Fortnite'i ja mängi nagu, ta ei pane mingeid piiranguid, sest et mina endiselt ikkagi tunnen nagu, et mingil määral on nagu kõik inimesed ei ole sotsiaalsed, kõik inimesed ei pea nagu sporti tegema, neil ei ole huvi selle vastu, ei ole spordiinimesed ja ma tunnen, et see treenib nagu aju, sa saad nagu sõpru juurde, kui sa oledki siuke natukene häbelikum ja täiega ühesõnaga soovitan, et hetke minu sõbrad on kõik ära harjunud. Aga kujutame nüüd ette, et sul endal on näiteks selline, ma ei tea, 7-aastane laps on ju ja siis kas sina lubaksid tal, ma ei tea, näiteks mängib GTA-d on ja võtab selle pesapalli kurika, tambib seal kellegi nagu põhjalikult kellegi aju vastu asfalti on ja mida GTA-s saab teha. Et kas sina ütleks talle emana, et vaata kui äge väike Kaspar, et anna minna või on ju natuke imelik või ei ole? Kindlasti on, ma arvan, et
ma ei ole lapsevanem, siis ma ei saa rääkida nagu vanemana, ma ei saa rääkida vanemana. Aga muidugi ma olen ise ka ju, kui ma mängin arvutimänge, siis vahest ma saan ka mingi sellise 12-aastase, 13-aastase oma tiimi ja see võib vahepeal päris koledaks minna, nagu netis on päris palju videoid ja kuidas 12-aastased käituvad nagu. Et ma arvan, see on niisugune, jah, ma ei tea, kas see päris 50-50 on, aga võib-olla oleneb iseloomust, et aga mingi põhjus on, miks need FIFA turniirid ei ole ikkagi nii populaarsed kui CS-id, no midagi pole teha, et on üritatud ju FIFA-sid ja ma ei tea, igasuguseid ralli või võidusõidumänge mängida e-spordina, aga lõpuks on meil ikkagi CS. CS on ja see on nii kerge, no enamjaolt juhtub see niimoodi, et näe, vaata, sõber mängib CS, seda on ka proovida. Et võib-olla neid inimesi on siis vähem, kes mängivad FIFAt ja vaatavad, see tundub nii äge, sest kui ma peale vaatan, siis FIFA minu jaoks ei tundu äge. Et võib-olla see jalgpalli nagu kommuun on siis natukene väiksem ja CS on rohkem laial tasem kuidagi. Et see on kuidagi hästi, mina hakkasin ka mängima nagu tänu sellele, et ma nägin, et vend ja venna sõbrad mängisid. Ja siis oligi niimoodi, et mina hakkasin mängima, siis vend rohkem ei mängi rohkem, mina mängin juba edasi 19-20 nagu aastat. Et ma ei oskagi öelda laste poole pealt seda. Ma tunnen endiselt, et see on pigem kasulik nagu teatud. Kõikidele lastele see kindlasti ei sobi. Oleneb lapsest, ma arvan. Selge, teeme siia lühikese pausi ja siis räägime edasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja meil on veel natukene aega rääkida täna selle e-spordi teemal 2 külalisega ja ma tahaks rääkida teiega korraks ka tehnikast. Kristjan, see arvuti, millega sa mängid tipptasemel, kui palju see arvuti on sinu soorituses nagu tähtis, et kas iga euro, mis sa sinna paned, kas see teeb sind mängus paremaks? Ma ütleks, et kindlasti mingil määral teeb paremaks, et mina muidugi ostsin endale nagu ikka, et minul ka tase kasvas, siis sellega kasvas, kui palju raha mul saadaval oli ja siis sellega kasvas ka seda, kui kallis arvuti on ju. Aga mingit rolli ta kindlasti mängib, et mina ostsin endale pea kõiki kallimad jupid on ju, kõige paremad jupid. Et ikkagi, kui sa võistled nagu kõrgel tasemel, siis sa võtad iga eelise, mis sa saad on ju. Et aga sul ei ole vaja minu arust nagu sellist tipptasemel arvutit, et konkreetselt jõuda tippu. Ma arvan, et see lihtsalt aitab äkki natukene. Kas see siis, ütleme, tipptasemel tehnika aitab sul mingit viimast paari protsenti nagu saada, et saada veel paremaks natuke? Jah, et nagu ikka spordis, et sa võtad oma 1-2% igalt poolt ja sealt need võidud tulevadki. Mis see, too mõni näide ka, mis, ma ei tea, hiirt sa kasutad või mis monitor sul on või et... Tänane sponsorid, ta on kohustatud. Sa ei pea toote nimesid mainima, kui sa ei taha, aga ütleme, et kas see ekraani pildi helistumine on siis, ütleme see millisekundit, oled sa siis vaadanud, valinud selle järgi endale monitori näiteks? Eks ikkagi olen küsinud igasuguselt sõpradelt, kes on ka üks kallima tehnikaga mänginud ja üleüldiselt, mida teised profid ka kasutavad, et oma uurimine on ikka ära tehtud, et jupid ei ole suvaliselt valitud, et ma ütleks, et klaviatuur ja hiir ja need asjad, need on kõik enda mugavus järgi. Osta, mis tahad, sulle sobib tipp-topp, lihtsalt vahet tegelikult ei ole. Aga ja monitor ja arvuti on niisugused 2 asja, mille enamuselt on, et mida kallim, seda parem lihtsalt, et nendega ei ole midagi öelda. Ja samas, kui sina nüüd istud Tallinnas ja mängid tiimis, kus on brasiillane, hispaanlased, mängite koos, et siis piisavalt hea mingi fiibroptiline ühendus on ja tegelikult sa saad üle maailma mängida ilma probleemideta või? Üle maailma kohe kindlasti ei saa, et kuna see on ikkagi niisugune tulistamismäng väga kiire actioniga ja kus reaktsioonikiirus väga tähtis, et siis USAsse ja Aasiasse ikka sa ei saa nagu niisugust päris võistluslikku mängu mängida, et see pingi erinevus siis on liiga suur, et aga Euroopa siseselt saab väga mugavalt, terve Euroopa saab üksteisega mängida ja harjutada, et sellepärast ongi Euroopa praegu tippregioon, et kõik saavad üksteisega väga hästi mängida ja see harjutamiskeskkond on nagu väga tipptasemel.
mis see tulevik on? Meil on paar minutit aega. Võtame selle ette, et Kristjan, kaua sa plaanid mängida? Kaua üldse e-sportlase karjäär kestab? Kui vana sa oled praegu? Ma olen praegu 23 ja küsimus, kui kaua mängida kavatsen, see analüüselt nii kaua, kuni ma saan. Et e-sportlase karjäär muidugi mängijana ei kesta lõpmatuseni, aga juba praegu on inimesed, kes on pea 35, ongi 35 juba, kes ikkagi mängivad üsna kõrgel tasemel. Nii et karjäär lõpeb põhimõtteliselt siis, kui sul enamustel lõpeb siis, kui sul tulevad teised prioriteedid elus ja sa ei taha lihtsalt mängimisele panna enam nagu metsikult palju tunde alla, mis on nagu vajalik, et tipus mängida. Aga sealt edasi, kas on mõeldav, et nagu päris spordis, et sa lähed, ma ei tea, treeneriks või teed oma mingi tiimi või et sa jätkad nagu samas süsteemis millegi tegemist? Täpselt nii, et peale mängija karjääri sul on väga palju valikuid, sa võid minna treeneriks, sa võid hakata nii-öelda siis striimima ja niukest sisu tegema, meelelahutust rahvale. Sa võid hakata eratreeneriks, kui väga tahad, et valikuid on väga palju peale mängijat. Kadi, kuidas sina oma tulevikku näed, kas sa mõtled, et sellest võiks saada sinu mingi professionaalne tegevus, päris tegevus või see jääbki selliseks, et sa oled nagu sellise professionaalse ja hobimaailma piiril või võib-olla nagu kommentaatorina pigem? Ma arvan, kuna Eestis on alles e-sport arenemas, siis ma võib-olla tahakski panustada sinna praegu, et meil on ju Telia tegemas hästi palju üritusi siin ja võimalusi andmas Eesti noortele e-sportlastele koos päris suurte auhinnarahadega, et kui nagu hästi läheb, siis ma loodan, et ma saan sinna panustada, et kindlasti tahaks nagu e-spordi vallas edasi olla, et mulle see kommenteerimine meeldis ja üleüldse muud asjade ja mulle meeldis ka Twitchis nagu neid mänge striimida. Et ma arvan, ma jätkan selles vallas. No aga suurepärane, aitäh teile mõlemale saatest tulemast, seda maailma meie kuulajatele tutvustamist ja aitäh teile ka natuke julgust andmast kõigile, kes tahavad ka pürgivat tipu poole. Ja tänane saade on läbi ja oleme tagasi teiega juba nädala pärast. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.